ja lähme edasi. Tänase teema, mis tuli minule inglitelt, on rahu. Ja rahunenud meel, et võtta vastu ja kuulata inglite sõnumeid. Niisiis. Kõigepealt, et nagu ka ma alustan ingliteraapiat, algab see sellest, et hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Ja te võite ka praegu kaasa teha, nagu ma ingliteraapias alati teen. Hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Ja ingliteraapia üks suur osa ongi pakkuda inimesele see rahu. Et nagu see inglikaartki ütleb siin, et rahunenud meel kuuleb inglite häält selgemini. Et inglid paluvad vaigistada oma meel, et nende sõnumid oleksid hästi ning selgelt kuuldavad. Et tegelikult nagu ongi, et meie juurde tulevad ka tumedad energiad või kes teab veel, mis olendid, et see maailm on sama kirju nagu meie maailm ja meie otsustame, milliseid tundeid me tunneme. Seda on väga kerge öelda, kui me tegelikult ei näe, kes meile neid tundeid annab, me peame neid endi omaks. Et jah, et rahu. Et kordan aga uuesti, sest see võib jääda ja see ongi see kõige tähtsam, et ingliteraapiat teha ja inglitega suhelda, kõige tähtsam on rahu ja rahunenud meel. Rahunenud meel viib kõrgete vibratsioonideni ja aitab meil siis inglite sõnumeid vastu võtta. Et nagu see lause oli, et kui me vaigistame oma meele, et inglid paluvad vaigistada oma meel, et nende sõnumid oleks hästi ning selgelt kuuldavad. Ja tegelikult on neid harjutusi, mis me nüüd hakkame tegema, on neid joogas, kogu maailmas nagu öeldakse, tarkus on üks või nagu see rahunemine on üks, teid Jumala juurde on nagu paar tükki, aga üldiselt viib ikka kõik ära. Et sellepärast ma hoian kas või seda, et kas või kätekreemi hoian ligi. No ja nüüd ma jätsin jälle maa, aga see pole midagi, nad ei ole nii kui. Et oleks kogu aeg see rahu, et rahu miski ei häiriks, et saaksid keskenduda ja põhimõtteliselt siit nagu ära minna. Nii, nüüd ma arvan, et rohkem kedagi juurde ei tule ja lähme nüüd nagu ikka. Ma kohe tahan neid asju ikkagi näidata. Et ilma siis küünlata ei saa, et paned süütad küünla, teed, et on eriline. Juba vaata tegelikult, kui küünla paned tuppa, juba on rahunenud meel. Ja nüüd ingliteraapiaks siis soovitan siis valget küünalt, aga täna ma panin selle väikse vaniljaga, sest ma tunnen, et kohe tahaks sellist nagu soojust ja viiruk. Viiruk siis on täna ka peaingel Gabrieli oma. Ja teine ala, mis me tegelikult pole veel rääkinud ja mis on tegelikult inglitel väga tähtis, ka on näiteks eeterlikud õlid. Et ma ise nagu tegelikult alati, kui maailm läheb ühele poole, siis mina jooksen teisele poole. Mulle ei meeldi kunagi nagu grupiga kaasa minna. Et mulle kunagi ei meeldi käia massiüritustel. Et pigem, sest et see, kui läheb mass, mina ei lähe. See on minu, ütleme, võib-olla selle päikesemärgi või nagu sellega. Ja sellepärast ei olnud mulle ka kunagi ei meeldinud kookosõli, kuna seda reklaamiti palju, kookosrasv tähendab. Ja siis samuti ka eeterlike õlide vastu oli mul nagu siuke vastumeelsus ja sellepärast nagu ma üllatasin, et inglid mulle seda soovitasid. Ja see on praegu lavendel, mis aitab siis rahustada.
ja ma räägin teile ka ühe ingli imelise loo, et ma olin väga haige ja mu laps ka. Ja siis järsku nagu ingel ütleb, et aga sul on ju eeterlik õli seal inglipoes nagu meie kastides lihtsalt ja see difuusor, et pane see eukalüpt siis, pane sinna ja saad hingata. Ja tehniliselt ma nagu alati nagu, ma ei saa asjadega nii-öelda hakkama tehnikas. Mul on alati kuidagi raske, aga ma suutsin ikkagi sellise asja nagu ära installida ja mõtle, praegu mul on siin lavendel ja paningi selle siis tööle ja sain hingata ja sain terveks. Ja peale seda olen mina ikkagi neid alati kasutanud ja kui ei ole just meditatsioon või tahad ise rahuneda, meelt rahustada, siis tegelikult on see väga hea. Et viiruki asemel või kui ei taha või lapsed, ta teeb ka auru ja see on samuti puhas ja annab lõhna, et ta siit tuleb. Ja see hakkas mulle nii meeldima. Esiteks nii, ma ei tea, kas siit on näha, aga ta annab ka värve ja värvid aitavad rahustada. Kui olid haige, siis lihtsalt midagi ei saanudki mõelda, vaatasid neid värve. Praegu tuleb nii head lavendli lõhna ja see aitab tõesti rahustada. Ja ma jätangi selle endale siia käima. Ja meil on üks poes olemas ja seda, mis ma kasti näitasin, seda meil on ka nagu osa. Siit isegi meil on lavendel, piparmünt, eukalüptus ja tea tree, et need ütleme meditatsiooniks, siis piparmünt aitab südant avada, ma sain teada, ja armastuse energiat suurendada. Ja kui sa tahad näiteks spirituaalselt areneda või nagu, siis soovitab piparmünt, aga äratab üles, äratab selle meeled, lavendel siis rahustab. Et praegu täna siis me räägime lavendlist. Lavendel on minu jaoks nagu heinalõhnaga. Hein nagu kujutadki ette, et lähed heinamaale ja viskad sinna heinte sisse, mis lõhnavad, lähed pikali ja tunned seda tõelist rahu. Ja just seda, või nagu pilved peale pikali, just seda energiat tahavad siis inglid ka meile anda, et tekiks see tõeline rahu. Hingame siis hästi sügavalt sisse ja välja. Säti ennast siis toolile hästi mugavalt, et selg sirgu, jalad sirgu. Keegi tuli juurde. Tere, Mare. Et pole midagi, et jäid hiljaks või me läheme edasi, me räägime rahust, rahunemisest, rääkisime eeterlikest õlidest ja pärast saab ju tegelikult järelvaadata. Kõik te saate järelvaadata, et tegelikult lähmegi rahulikult. Taavi, ta ei saanud vist. Ei saanud. Ei saa või? Miks? Okay. Pole midagi. Nii. Täna on siis üks kummaline päev. Näed, mis ongi jälle õppetööd. Me ei tohi lasta oma rahul segada, mis iganes tehnilised asjad, keegi tuleb. Sellepärast on ka vaja hästi pikad endale ettevalmistused hingeliselt. Kui oled juba proov ja teatud asjad lähevad sul hästi, siis läheb nagu kiiremini. Nagu ma ütlen alguses, kui ma alustasin, ma läks 45 minutit, et ennast viia selle rahu seisundile, et võtta vastu inglite sõnumeid. Nii. Et siis kõige tähtsam on siis hingamine, mis aitab rahustada ja mida saame teha tegelikult igal pool. Igal pool, kus meil on tool, saame istuda ja rahuneda. Hinga siis hästi sügavalt sisse ja välja. Ja loe mõttes 8, kui sa hingad sisse.
ja mõttes 8, kui sa hingad sisse. Ja siis loe mõttes 8, kui sa hingad ka välja. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, võid kujutada endale ette, et sinu ees seisab imeline, kujutame ette ta roosaks või roosa ingel, käes roosa anum. Ja kõik sinu mured, probleemid ja raskused lähevad selle ingli kätte, kui sa hingad välja. Hingad hästi sügavalt sisse ja välja ja lased kõik vabaks. Lubad endal lõõgastuda. Ükskõik, mis sinu elus praegu toimub, mis iganes sul on vaja teha, sa ütled oma meelele, et see 15-20 minutit ma pühendun inglitele, mediteerimisele ja ma annan kõik vabaks. Ja ma annan kõik oma mured ja probleemid inglitele. Ma annan kõik korraks vabaks. Ma tühjendan kõik oma hingesopid, annan neile kõik oma raskused, kõik oma tegemised. Ja palun hetkel abi kõiges, mida ma ette võtan või mida teen. Sest me oleme siia tulnud abi paluma. Taaviga, mis selle Marega siis on? Miks ta ei saa sisse? Aga proovi uuesti, siis ta on ikka üritab. Natuke segab. Vaata vahepeal tuleb. Vaata, kui tuleb. Nii, et siuksed asjad siis täna. Nüüd on kõik korras. Aga 8 tuli. Okay. No hea oleks, kui ingliteraapias selliseid asju ei oleks või ei sega, siis tuleb kõik uuesti alustada, on ju. Aga õnneks meil täna on nagu teistmoodi. Et jumal tänatud, et Taavi siin on, muidu ma ei saaks üldse ja läheksin välja energiast. Aga ingliteraapiat teeme tavaliselt üksi, seepärast on vaja, et kõik need asjad toimiksid hästi, panna nagu kõik valmis. Kui sa teed nagu muusika või asjad ja nagu ongi. Nii kui tekib, hingad hästi sügavalt sisse ja välja. Et see lavendel teeb juba oma töö. Küünalviiruk. Seepärast, et ka inglid ütlevad, et altaril, et sa keskendud sinna, sa vaatad sinna ja sa tead, mille poole sa pürgid. Et mul on ka siin nüüd vaatamis on kohe ingel, ingliviiruk, ma tean, kus ma lähen ja mis iganes siis elus juhtub, ma saan jälle keskenduda. Ma tõin lõpuks kellukas. Teen oma toa ka puhtaks, mis ma olen rääkinud eelmistes tundides. Nii, igatahes ma tunnen ennast rahunenuna ja lähme nüüd edasi. Järgmine samm on rahustada oma keha. Saa teadlikkust oma kehast pealaest jalatallani. Käed ja jalad. Ja kujuta ette, et sinu jalgade juures on imelised kuldsed soojad päikesekerad või küünlavalgus. No mis sulle meeldib, et oleks soe kuldne valgus ja see lõdvestab ja lõõgastab. Kui sa tunned, et sa tahad, et see oleks lilla või roheline, võid samamoodi, sest see lihtsalt imeline valguse kera. Ja see valgus lõõgastab ja lõdvestab kogu sinu keha.
ja me hakkame seda tegema osade kaupa. Lõdvestama varbad, jalatallad, kannad, pahklud, sääred, põlved, põlvetagused, reied, alakeha, alakõht, alaselg, puusad, tuharad, ringkere, selgroog, kõht, rinnad, rinnaesine, õlad, õlavarred, küünarnukid, käevarred, randmed, peopesad ja sõrmed. Kujuta oma sõrmi ükshaaval ette ja liiguta neid. Lase nad teadlikult lõdvaks. Saa neist teadlikuks ja kujuta ette, et su peopesades on imeline kuldne kera, mille sa nagu hoiad ja lubad tal lõõgastada, lõdvestada ja rahustada. Saa teadlikuks oma kätest, randmetest, käevarred, küünarnukid, õlavarred, õlad, selgroog, selg, tuharad, kael, kukal, pealagi, otsaesine, kulmud, silmad, nina, suu, hambad, lõug, lõuajoon, kõrvad ja kõrvatagused. Lase ennast teadlikult täiesti lõdvaks, lõõgastunuks ja rahunenuks. Nüüd kujuta ette, et sinu pealael on kroontšakra. See on nagu vesiroos või lootusõis ja kujuta ette, et see avaneb. Ja sinu juurest tuleb imeline valguskiir, mis läheb otse üles Jumala juurde. Ja Jumala juurest tuleb imeline valguskiir, mis täidab sind üleni jumaliku valguse, armastuse ja tarkusega. Ja see jumalik valgus täidab sinu pea, sinu kaela, sinu käed, sinu keha, sinu jalad. Kõik sinu sees ja sinu ümber. Seda valgust tuleb nii palju, et see hakkab välja tulema igast sinu keharakust. See täidab ära selle toa, selle ruumi, selle maja, selle linna, kogu planeedi, kogu universumi ja jõuab Jumala juurde. Ja nüüd kujuta ette, et see imeline valgus, mis tuleb Jumala juurest, see laieneb, sinna tekib kristalline trepp, ja sellest laskub alla palju ingleid kõrgemast valgusest, kes meid täna selle meditatsiooni ajal aitavad, toetavad, toovad meile tarkusi ja teadmisi. Koos nende imeliste inglitega ja oma kaitseinglitega suundu mõttes looduskaunisse kohta. Võid kujutada ette nagu imelisi valge kuldseid väravaid, millest sa lähed läbi ja sa näed seal imelist rohtu. See on kuldne värav, see on imeline valgus seal ja seal on imeline roheline rohi. Ja ma kutsun kõiki teid praegu mõttes sinna. Te võite tunda natuke uimasust või tõmbavat tunnet ja ma viin teid kõiki praegu, nagu me teeksime ingliteraapia kaugravi sinna imelisse kohta. See jääb teie meeltesse ja te võite seda alati teha. Kujutage nüüd ette seda imelist kohta ja seal on haljendav rohi. See on imelised puud, see on tuttav ja turvaline. Seal on imelised lõhnad ja seal on haldjad, ükssarvikud ja inglid. Sa tunned ennast hästi soojalt ja turvaliselt. Inglid tulevad sinu juurde ja võtavad sul käest kinni. Koos nendega lähed sa imelisse jumalikku valgusesse. Sa lähed imelise raamatu juurde.
visualisatsiooni juurde, et nagu võid kujutada ette, alati on seal raamat, see on sinu eluraamat, see kirjutatakse iga hetk, mis sa siin planeedil oled. Ja palu inglitel näidata sulle oma elu eesmärki. Usaldad seda, mida sa näed. Kui sul ego hakkab ütlema või mõistus, et sa kujutad seda ette, siis rahustad ka tema, ütled, et see on täiesti tavaline asi, et näha ingleid meditatsioonis ja minuga ei juhtu mitte midagi. Vahepeal minul aitas alguses nagu paitada oma kätt või keha, rahustada maha, et ma ei ole suremas, minuga ei juhtu midagi. Ma võin minna nii kõrgetesse dimensioonidesse ja ma tulen su juurde tagasi. Rahune ja rahune. Hingad, kui tulevad mingid teised mõtted või midagi mõtted, mis keskendud jälle sellele imelisele valgusele, inglile enda ees, selle pildile, mis sa said, või hingamisele. Kui asi läheb väga raskeks, võid alati tagasi tulla, aga tuldud teed. Kujutad ette seda valgus, kujutad ette seda imelist aasa, neid väravaid, nagu kosmosest tuled ja tagasi oma kehasse. Tervitad oma keha ja peaks ikka jääma siuke rõõmus, selge tunne. Tahad alati selge, et oleks silmad ja kõik oleks nagu hästi. Et käisime nagu seal kiirelt ära. Ja just sellised nagu teed ja kohtumised inglite nagu kõrges vibratsioonis ongi, kuidas teha ingliteraapiat ja kuidas nagu võtta ise neid vastuseid oma küsimustele. Nüüd tuleb peaingel Rafael ja soovitabki siis täna nüüd järgmisena rääkida kehast. Et kui te aitate inimest, siis ta peab olema rahunenud ja me viimegi ta selle rahuseisundisse. Kui teed teraapiat, siis ta läheb teki alla ja sina siis hakkadki vaatama seal, mis toimub tema keha ümber, tema kuulab muusikat ja on selles, peaks nagu jääma sinna imelisse energiasse ja inglid aitavad teda seal ise edasi ja inimesed tavaliselt näevad imelisi ingli kogemusi, isegi kui nad ei ole väga professionaalsed selles, ei ole üldse eelduseks. Eeldus on rahu ja rahunenud meel. Et näiteks kui inimene on väga närvilises seisundis, tal on armumured või nagu efekti seisund, siis tegelikult ingliteraapiat teha ei saa. Et ta peab olema selline rahulik, vaimne erksus, et mure võib olla, aga sellist nagu kliinilist seisundit ei saa tegelikult ingliteraapiaga ravida. Et seda peate nagu teadma ja siis inimese ikkagi professionaali poole pöörduda, soovitada nagu leebelt. Muidugi paljud saavad võib-olla vihaseks, aga see ei ole, et teie soovitate tal kindlasti, et see pole abi, nagu, et ikkagi ingliteraapia ei asenda professionaalset psühhiaatrilist abi ega ka, et selleks peab vaata ise tegutsema ja saame küll vastuseid, ingliteraapia on võimas, aga inimene peab olema ise võimeline rahunema. Et ongi, et kliinilise psühhiaatrilise seisundit selle inimest aidata ei saa. Kui sa ainult palvet saate ja loote imele. Ja kui, aga mida siis teha, kui näiteks kui ise me oleme nii närvis ja või on niisugune väga raske periood elus või vahepeal ka võivad väga head asjad meie elus viia selleni, et me ei saa nagu rahuneda. Selleks on siis nagu ongi jälle, kui see ei aita need kõige leebemad see lavendel, siis Eestis on üks väga hea taim on balderian ja inglid on mulle näiteks soovitanud, et on näiteks balderian, näiteks apteegist saab osta, et võtad enne magaminekut, et ööuni oleks hea. Ja ka päeval võib võtta nagu stressi jaoks neid
need on nagu hästi kõige leebem, nagu kerge rahustava toimega Balderini tabletid, et me oleks väga rahulikud, et kui vaata nagu ongi, et tuleb see füüsiline stress ja sellest tulev pinged ja see on nii normaalne, meil on väga kiire maailm, meilt nõutakse palju, et ühiskonnas neid asju teha on väga suured nõudmised nii-öelda. Ja kui me oleks lihtsalt metsa sees, ilmselt meil ei oleks, aga kui me seal ka meie enda totid kollitavad, võib tulla. Ja vahepeal siis, et asjad ei läheks suureks, on alati taimed. Ja kui sa ise ei ole nii hea ravimtaimekorja, siis alati saab nagu kuulata ja inglid soovitavad. Nad soovitavad ka apteeki või midagi, aga alati kuulad ennem, kuulad oma keha. Ja muidugi teine asi on siis magneesium, mida peab olema, et mida veest ei saa, et magneesium ja siis Balderin on need, mis ma soovitaks nagu osta või apteegist. Nagu kõige leebemad algus, seal peab ka vaatama, et sulle kõik see sobiks, et kui kohe hakkab vastu, võib-olla, et see konkreetne firma ei sobi, nii nagu viirukitegagi. et see võib olla jälle mida nagu looduslikku, mida kergem, seda parem. Ja aina edasi. Teine üks suur rahustav on tee. Ja nagu ma hakkasin siin juba kõikumine, et vanasti juba vanad teadsid, et on näiteks kiiktool või kiikumine ja see rahustab. Aitab meelt rahustada, et võiks olla meil kõigil tegelikult ja laste jaoks kiikuvad, rippuvad toolid, mis rahustavad. Ja siis juua teed. Ja teed siis valid nagu targalt, et mis sulle on vaja, kuulad, kas see on marjatee või nagu kõik, head rahustavamad on muidugi kummel, meliss ja piparmint, kui ta ei ole väga kange. Et otsid rahustava tee ja ka tee on alati ingliteraapia osa, et kui ma teen ingliteraapiat, siis ma teen endale ja teisele tee. Ta ei pea kohe võtma, aga kindlasti on hea pärast, kui meditatsioonist välja tulla juua teed, et inglid alati soovitavad. See toob kohale, kui me käime väga kaugel ära, see aitab tegelikult rahustada ja tegelikult 100 põhjust, et vett oleks ka, et oleks hea rääkida ja see joomine juba ise lonksudega rahustab. Miks muidu Hiinas ja seal kandis kõik inimesed, nagu, kes väärtustavad rahu ja sisemist rahu, nemad joovad teed. Muidugi, kui on väga madal verirõhk, ikka kohvi ka võib juua, et see ei tähenda, et sa peaks selle välja jätma, aga kui sa teed teraapiat, et tee võtad oma ellu. Et iga asi tegelikult ongi kas ravim, nauding või kahjustab meid, kui teda liiga palju saab. Et igasugused, et niimoodi me rahustame ennast. Igasugused lõhnad aga aitavad meid siis pürgida kõrgemale, nagu me rääkisime, et see lavendel on ja, et nad lähevad meile meeltesse, nad aitavad hästi kiiresti, miks need lõhnad on. Need ongi need kõrgemad meeled ja nüüd tuleb siis, et meil keha oleks hästi. Me rahustasime oma keha, meditatsioonis, me hingasime läbi hingamise tekib rahunemine, sest rahunenud või nagu närvis inimene hingab pinna peal, sest rahunenud inimene tervete kopsudega, järelikult õhku on palju, keha ei ole stressis, me oleme rahunenud, me tunneme hästi, meil ei ole väga suuri painavaid probleeme, nendest me rääkisime, et me põletame selle probleemi ära ja anname inglitele. Ja mis me siis nüüd tegema hakkame? Me räägime, näiteks proovige, et nüüd tuli peaingel saatkeel, et kui ma vaikselt ma kuulan, mis ingel ütleb, et ongi, et aktiveerida oma selgeltnägemist, tasub masseerida seda kohta ja kui siit hakkab nagu kippida, siis on see kõik hästi, kõik on hästi. Teine asi, siit hakkab nagu miski avaneks või niimoodi. Eriti just alguses oli minu jaoks oli see ehmatav ja ma julgen sealt edasi minna, aga siit nagu tunned, et midagi avaneb ja siit avad kolmanda silmas energia hakkab kiiremini töötama. Ja heli selleks on tegelikult I, et võid kujutada ka nagu hästi peened nagu I tähte, mis avab seda nagu kolmandat silma nagu ta on nagu hästi peene vibratsiooniga, ongi hästi kõrge, mida kõrgemaks läheb.
nagu kõige peenem nõel, mis teeks seda häält. Kujutad seda ette või proovid ise laulda ja avad selle koha. Hingad hästi sügavalt sisse, aktiveerid. Mulle tundub ka, et kõrvade taga alati on see, et aktiveerida, et me kuuleksime. Hingad hästi sügavalt sisse, et ka lõhna võid tunda, on ju. Nägemine, nagu ma panen alati silmad kinni, siis mul hakkavad nagu pildid tulevad ette. Et see visualisatsioon on kergem, võib-olla ka teadmine. Ja tarkused. Ja proovime siis jälle näha oma keha. Kujuta ette enda keha. Nagu seisaks sinu enda ees. Sinu enda keha. Kujuta seda ette pealaest jalad allani. Näe teda nii, nagu sa näed. Usalda seda, mis sa näed. Kujuta ette, et sa ei ela, nagu, et kõik on nagu valge ja sina seisad selle enda ees. Ja vaata oma pead, oma käsi, oma keha, oma jalgu. Nüüd nagu võib hakata tulla kohe selliseid pilte, et seal on nagu midagi. Ja sa püüad pingutada, et kui ma ei taha, et seal oleks mingit valgust või mis asjad seal on, siis usaldaga seda, et järelikult need on need sümbolid või asjad, mis ongi vaja ära võtta. Näiteks mina näen, et seal on nagu tumedat energiat ja kohe siis ongi, et palun enda juurde peaingel Miikael, palun tule minu juurde ja eemalda minu juurest see tume energia. Siis ma näen peaingel Miikaeli tulemas, ta on sinises valguses ja temas on suur valgustoru ja ta imab ära kõik selle tumeda energia. Ja ma palun tal veelgi enam nagu puhastada kogu minu keha, meel, kõigis olemise vormides tumedast energiast. Et näed nagu, et suur valgus tuleb nagu valgustoru tuleb ja tõmbab kõik tumeda nagu endasse. Näe seda nagu kas klompidena või tumeda energiana või mingite olenditena. Näed, see kõik tume energia läheb ära. Mul läks pea juurest kohe nagu siukseks nagu kergemaks. Ja palun siis veel puhastada. Te võite nagu ka edasi mõelda, et te vaatate nagu enda pea sisse. Äkki näete midagi või organeid. Võib-olla, et seal on punane või tumedad energiat, need võivad näidata mingeid kohti. Saada sinna kohe kuldset, tervendavat, rohelist valgust. Tervendame oma pea, aju ja meeled. Et me veelgi enam saaksime rahuneda. Nüüd tervendame mõttes oma silmad. Kujutad ette oma silma ja silmatagust ja tervendad seda. Saadad sinna rohekas kuldset valgust. Tervendad oma kõrvad, nina, suu, keele ja hambad. Kohe näed, kõik terveneb. Ärme keskendumegi nagu kõigele ükshaaval või nagu tervendame kiiremas vormis kõik ühe korraga. Nii et terve pea saab tervendatud. Nüüd tervendame oma kaela ja häälepaelad, kõri ja need tähtsad hormoonid seal, kilpnääre, söögitoru, kopsud. Näeme oma kopse ja palume valgusel seal tervendada. Lähme nagu kopsude sisse, laseme valguse igasse alveooli ja tervendame selle. Näeme valguse täitma meie kopsud valgusega. Täidame valgusega oma kopsud, et nad muutuvad kuldseteks. Laseme valgusele edasi minna ja keskendume oma maole, oma maksale, peensoolele, jämesoolele,
laseme sinna kuldset valgust mõttes, mis tuleb jumalikust allikast, Jumala juurest. Ja see imeline jumalik kuldne roheline valgus täidab kõik meie organid, maksa, mao, kõik väiksed organid seal vahel, peensoole, jämesoole ja meie emakas. Kujuta ette, et sinna läheb palju-palju kuldset valgust, nii palju, ja tõmbad ära kõik tumeda energia. See läheb nagu sellest samast torust, nagu palud Miikalil nagu tuleks see toru, tõmbab ära kõik tumeda energia sealt, mis seal olla võiks. Nii et sellest saab nagu imeline, kuldne ja puhas. Kujuta sinna ette ka avanevat imelist lille. See on kõige kaunim lill, mida sa elu sees oled näinud. See puhkeb õide ja on sinu emakas. Sa oled imeline, imekaunis, rahunenud, imekaunis jumalanna. Saada seda jumalikku tervendavat valgust nüüd igale organile, mis sulle pähe tuleb, veel oma kõhus, rindkeres, oma südamele, oma põrnale, sapipõiele, neerudele, põiele. Näe, kuidas kõik see saab täidetud jumaliku kuldse valgusega. Nüüd tervendame oma puusad, oma luud ja kondid. Kujutame ette oma skeletti ja laseme igale poole kuldset, rohelist tervendavat valgust. See imeline kuldne tervendav valgus täidab kogu sinu skeleti. Sa näed, kuidas ta tuleb nagu pealaes sisse, täidab su selgroo, sinu puusad, su jalad, su õlad ja su käed. Tunned, kuidas sa täiesti tervened, rahuned. Laseme sellel valgusel natuke voolata. Pange tähele, mida te tunnete. Ma tunnen täiesti nagu kõdi. Selline mõnus, tervendav, rahulik tunne. Nüüd tervendame oma lihased. Kujuta ette oma lihaskonda. Oma näolihased, oma kõrva taga olevad lihased, oma kaelalihased, rinnalihased, õlavarred, käevarred, sõrmede ümber, õlad, rindkere, selg, kõht, tuharad, reied, sääred, varbaste ümber. Tervendad ja lõdvestad ja tervendad oma lihaskonna. Nüüd näe tervenemas ka oma nahka. Kujuta ette oma nahka ja tervenda kogu oma pealiskiht ja nahk. Tervene. Näe seda imeliselt kuldse rohelisena ja tervenda. Tervenda kogu oma nahk. Nüüd lisame erilist tervendust oma küüntele, oma silmadele ja ripsmetele ja kulmudele ja juustele. Tunneme, kuidas iga meie juukse sibul terveneb. Me tunneme elujõudu voolamas oma juustesse, juuste otsteni välja. Tunneme, kuidas kogu meie pea ja peanahk terveneb. Meie juuksed tervenevad. Ja meie pealael on üks eriline ajuripats, hormoon. Ta on väga tähtis ja me palume sellel imelisel käskimiskeskusel, hormoonidel terveneda kohe eriliselt. See on väga tähtis keskus ja palume tal tervendada. Laseme sinna hästi palju tervendamist, energiat ja valgust ja palume igal valgusel energial, et ta töötaks imeliselt ja täpselt nagu vaja. Kõrgemas energias ja valguses. Saadame seda imelist valgust ka
ka meie kilpnäärmele, et terveneks ja töötaks hästi ja saadaks õigeid käsklusi õigel ajal. Nüüd palume jumalikku tervendust ja valgust oma neeru peal olevatele hormoonidele ja palume neil väga hästi terveneda kõrgemas valguses. Ja nüüd palume seda imelist valgust ka meie munasarjades olevale hormoonile ja palume tal terveneda. Nüüd ütleme aitäh oma kehale. Aitäh, et sa oled olemas. Aitäh, et sa teed tööd, et kannad meie vaimu ja hinge endas. Kannad need raskused, mida meie elutee ja meie valikud sulle toovad. Ja lubame, et ootame, et edaspidi me hoolitseme sinu eest kõrgemalt, esmaklassiliselt. Me hoolitseme sinu eest väga hästi. Me lubame sulle tervendust, puhkust ja rahu. Me lubame sulle, et me otsime maailmast neid taimi, neid ravimtaimi ja neid rohtusid, mida sa vajad. Me hoolitseme, et sa saaks puhata, lõbutseda, rahuneda ja piisavalt stimuleeritud olla. Me lubame sulle liikumist värskes õhus ja parajalt pingutamist, et kõik sinu keha osad töötaksid õlitatult, et su kehas oleks palju hapnikku ja su liigesed töötaksid hästi. Me kuulame oma keha ja kuulame su vaikset häält, kui sa meile midagi ütled, et me võiksime mõnda taime või mõnda toodet kasutada. Me kuulame sind ja sinu vaikset heli. Me lubame, et me nüüd tihti võtame hetke ja kuulame oma keha ja eelkõige tervendame ennast. Ja nüüd kujutage ette oma aju poolkera ja paluge tal terveneda. Laske sinna hästi palju valgust ja paluge, et meie edasine elutee lähtuks meie kõrgemast eluteest ja meie aju oleks täidetud imelise kõrgema valgusega. Me palume teil aktiveerida ka need kohad, mis ütlevad, et kas me saame või ei saa selgelt nägemisega tegeleda. Me palume aktiveerida oma kõrgematel tunnetel ja kõrgematel nägemistel, et näha enda ja teiste sisse. Me palume oma ajul näidata meile aurat. Me palume oma ajul näidata meile ingleid ja kõrgemaid olendeid, kõrgemast vibratsioonist. Ja eelkõige, et me teeks koostööd, meie intellekt, meie imeline arvuti, kes arvutab meile välja tõenäosusi. Me palume tal vibreerida kõrgemas valguses ja oleme tänulikud talle tema töö eest, et ta on hoidnud oma tarkusega elus meid siin planeedil Maa. Me oleme väga tänulikud oma intelligentsile, kes aitas meid läbi koolist, kes annab meile tänagi võimalust õppida, areneda ja inimestega suhelda. Me oleme väga tänulikud oma ajule. Ja nüüd, mu kallid, kutsuge enda juurde ja vaadake otsa oma hingele, oma imelisele hingele, oma igavikulisele hingele. Teil on oma keha, on hing ja kutsuge nüüd enda juurde oma hing ja vaadake otsa oma imelisele hingele või tunnetage seda oma kehas. Mu kallis hing, sa võid tunda, et sa hakkab kõlama mingi nimi. See on sinu hinge nimi. See on sinu valgus, see on sinu igavikune valgus, mis on alati sinuga. Ja mitte keegi ega mitte miski ei saa kustutada seda valgust.
mis on sinu hinge nimi, mis on selle valguse nimi ja palu sellel valgusel tulla nüüd oma kehasse. Näe sellel imelisel säraval valgusel tulla oma hinge kohale ja võtta positsioon. Tunneta oma käsi ja jalgu ja luba hingel oma kehas olla. Tunneta, kuidas su hing on sinu kehas ja võtta kontakt oma südame, oma ajuga, et teil oleks väga hea koostöö, et sinu hing on sinu kehas. Sa oled tänulik selle keha eest ja saad teadlikuks oma hingest. Sa võid taodelda ka, et kõik sinu hinge osakesed tuleksid sinu juurde nüüd ja praegu, kui nad peaksid olema kuidagi kuskil maailmas laiali, sest kui me oleme šokeeritud või palu, et kogu su hinge osad tuleksid sinuni, et sa oleks tervik nüüd, siin ja praegu. Sa võid tunda, kuidas su valgus suureneb, et sa oled valgusrikkam ja võimsam. Ja nüüd kutsume enda juurde meie igavikulise vaimu, meie osa, meie kõrgem vaim. Te võite näha, et ta pole kunagi teie juurest nagu eraldunud, vaid see ongi nagu teie osa, aga samas nagu ka natuke eraldiseisev. Teie kõrgem vaim, teie kõrgem mina. Te võite tunda, et sellel on ka oma nimi. Hing, keha, vaim ja armastus. Kõik need kokku. Et kõik teil on maised nimed. Need on teie keha nimed. Teil on oma hinge nimi ja teil on suur ja võimas vaim, tarkus teie sees. Te olete jumalikud ja pühad. Hingame korraks selles imes, teis endis ja valguses. Lubage sellel valgusel ja pühadusel enda sees ja enda ümber olla. Ja iga kord, kui te tunnete, et te ei tea, mida te siin maailmas peate tegema või kuhu minema, kutsuge jälle oma hinge endasse, tervendage kogu oma keha mõttega ja lubage hingel endasse tulla. Me täname kõiki, kes meid sellel teel aitasid. Ja nüüd see imeline valgus, teie teadmised jäävad teisse, teie hing jääb kehasse, aga ma toon teie mõtte nüüd tagasi sellest imelisest kohast enda kehasse, enda mõttesse ja tänasesse päeva. Hingake hästi sügavalt sisse ja välja ja tervitage iseennast oma kehas. Nüüd, mu kallid, kui te saate, keskenduge oma kehale ja tundke rõõmu, reipust, enesekindlust ja väge. Tunnete tõelist väge. Nüüd olete siin ja kohal ja praegu. Mina pidin päris puhastama oma nägu, sest mul tulid nii suured pisarad, kui ma hinge endasse kutsusin.
ja see on täitsa tavaline. Hingame ja rahuneme. Ja alati peale sellist suurt asja, mis me nagu praegu tegime, pärast tasub nagu minna jalutama, kui saab, või kas või nagu mõtiskleda, et see nagu ümberlülitumine mul oli alguses palju raskem kui nüüd. Et kui te peaksite seda tundma, siis see on nagu kõik on korras, et need on vibratsioonid ja kõikumised. Ja kui minna tagasi näiteks mingi negatiivse mõtlemise peale, siis võib lausa tulla peavalu, et proovida seda vältida või mõnikord ingliteraapias inimene küsib, miks mul pärast tuli peavalu, see ongi, ma olen küsinud, inglid ütlevad, et see vibratsioonide kõikumine on väga suur, et see puhtaks ja siis kui lähed oma teise negatiivse mõtlemise juurde tagasi. Alati võib ka peegel anda teile teada, et kas hing on kahal, siis silm peab särama, et minge ka peeglisse, vaadake alati, kui te olete, et silm peab särama, silm peab olema selge, näiteks ma näen ise ka, kuidas mul läks kõik kohe palju nagu silm avaramaks, selgemaks, öeldakse, et hingepeegel on meie silmad ja nii ta on. Et silm peab särama ja ka, et aru saada, et inimesel on hästi, näiteks mina ootan ka alati, et see sära tuleks silma. Ma vaatan ja siis see sära peab tulema. Et siis on see kõik õnnestunud. Et nagu ma ütlen, et praktikas on ainult paar korda olnud, kus seda pole õnnestunud, kui inimene on nagu nii-öelda, ma nimetan seda efekti seisundis, et kas on armunud, siis pole ka mõtet, et ta on kas nii, nagu see on see siuke seisund, et pole mõtet midagi, või siis on nagu obsession või nagu siuke nagu kinnisidee, et siis ei saa ka väga midagi teha, et seal on teised asjad. Ja et teraapiat siis saab juba teha selline inimesel, kes on võimeline kuulama, õppima ja aru saama. Ja nagu, et energia, mis me võtame ja teeme, ei ole kunagi niisama. Inglitega ei ole mitte kunagi niisama. Ja kui me kasutame sealset energiat, et see peab olema nagu selline, nagu andmine ja saamine peab olema alati tasakaalus. Et kui inimene ei anna sulle vastu, siis võetakse sinu energiast. Et kui sul on kinkida, siis saad teha seda, kui ei ole, ja siis ei saa. Ja kui tahad head teha, siis saad. Nii, ja meil hakkab käeg lõppema ja väikese viimase on see, et mis on Jumalast, et mida saab ka alati näiteks, et Jumal esineb märkidega. Et võite ka võtta näiteks mingi peotee mingi endale märke, et mul on siuksed huvitavad. Või näed, nagu ongi see inglisulg, et Jumal näitab ka looduses teile märke, millisel teel te olete, et märgake neid. Need on natuke erinevad inglitest, nagu kes inglid on nagu see sulg ja kõik see, et Jumala märgid võivad tulla niimoodi, et sa kohe tunned, et see on tugev, see võib olla mõne looma või linnuga. Näed, mulle tuli, ise kukkus, et kui ma seda kasutan, siis mul tuli võti ja mul tuleb, võti tuleb kogu aeg. Ja nagu öeldakse, et iga probleemi lahendus on, võti on meie endi käes. Ja tegelikult meie ülesanne siis nagu inglitena ongi anda inimesele see võti, et ta keeraks lahti siis oma alateadvus või need asjad, millega siis neid probleeme lahendada. Aga võti on meie enda sees alati, nagu inglid alati toonitavad. Meie peame nagu selle meditatsioonis lahti tegema, selle nagu siuke kera on nagu teadmine, et mida me peame tegema. Et võti igale probleemile on meie enda sees. Ja ingliterapeudi nagu inimesi, kes me aitame, meie põhiülesanne on inimesele anda see võti, et ta saaks hakata oma probleemi lahendama. Nii. Ja peamegi siis hakkama kokku võtma, et tänane tund oli selline väga praktiline ja need asjad, mis me tegime, neid, kui te vaatate järelevaatate, te võite seda kindlasti veel teha, nii palju, kui te soovite. Ja seekord ainult endale. Ja peaingel Gabriel ütleb, mingi junks käis ka läbi, et võtke endale paber ja pliiats, kutsudes oma hinge nüüd kohale
palub, et teil võivad tulla sellised mõtted, ideed ja asjad, mis teil järsku tulevad meelde, mida te olete nagu, ma olen ammu teadnud seda, pange need kirja, ärge mõtestega, pange need lihtsalt kirja. Nüüd peale seda tundi, hea kui on teil oma kohe vihik, nagu elu eesmärk, kui ei ole, võtke, kirjutage need ikka kas kuskil paberi peale ja hoidke need kindlasti alles. Need on väga tähtsad nõuanded, mida hinglid ja teie enda kõrgem mina ja hing teile ütelda tahavad. Ärge neid väga nagu ütlengi, et ärge maha kriipsuda, mõtestage, lubage seal kõik niimoodi tulla ja pange siis oma nii-öelda sinna, kus te nagu vaimselt teete või tegutsete, et te võtate seda kätte uuesti ikkagi ainult kõrges vibratsioonis, et negatiivse mõttega ei hakkaks neid imelisi mõtteid siis maha tegema. Ja hakkamegi siis lõpetama. Tahtsin ka veel öelda, et kui kellelgi on nüüd soovi, et ta tahaks, et ma nagu vaataks või teeks talle ingliteraapiat eraldi, siis võib minuga võtta ühendust, kas siis seal ingliabis või Terje Möldri ingliteraapia Facebookis ja sõnumites, et leppida kokku ingliteraapia aja, et nagu eraldi nagu vaataks või teeme selle läbi. Et kui selleks on soovi, siis praegu on see aeg, kus ma võiks nagu teid siis aidata, teha selle ingliteraapia läbi, et kui, aga ta on ka kindlasti natuke teistsugune, natuke nagu ongi, mis siis inglid teevad või mis on, et aidata teid teel. Aga me tegime ka täna siin palju läbi, et kui te tunnete, et tahaks nagu, et ma just eraldi teid aitaks, siis alati, et nüüd võib siis pöörduda minu poole, et teha ingliteraapia kaugravi. Nagu me rääkisime, et see on seal sees, et aidata või puhastada või et aidata kõrgemale, nagu ma teen seda asja või siis ongi kohe näedki, kuidas see asi käib ja võtta sellest osa. Et see on muidugi maksab nagu rohkem, see on see eraldi tegemine, aga kui ei saa seda lubada, ei juhtu ka nagu midagi hullu, et aga et see aitaks nagu rohkem, aitaks kaasa ja võib siis minu poole sellega pöörduda, et selle nädala jooksul me võime nagu hakata selles nagu suhtlema, et kuna me saaks leida selle aja, et olla segamatult see 1,5 tundi ja teha seda ingliteraapia kaugravi seanssi siis omavahel. Et ma teeks teid puhtaks, aitaks kõrgemale ja vaatame, mis seal siis on nendes, et mis inglid veel teile täpsemalt ütlevad, olles sellel teel, kus te olete. Jah, et praegu siis on see asi, et kui keegi soovib, siis saab tulla minu ingliteraapia kaugravi seansile, et lepime siis kokku aja kirja teel ingliabi@gmail.com või Terje Möldri ingliteraapia ja siis võib-olla kuulmiseni. Aga muidu ootan teid siis jälle järgmine laupäev meie imelisel vaimse arengu teekonnal. Ja ma olen nii tänulik, et te tulite ja selle tee koos minuga valisite. Et aitäh teile ja teie hingadele. Aitäh ja kõike head.